Alustame Villi Paljuste gümnaasiumi põhikooli lõpuaktusega. Aktuse paremaks õnnestumiseks palume lülitada välja mobiiltelefonid. Teie kooli tee kohustuslik osa. Olete möödunud 9 aasta jooksul palju tööd teinud, pingutanud ja vaeva näinud. Kindlasti on sellesse aega jäänud nii rõõmsaid mälestusi ja kiitust väärivaid saavutusi, kui ka selliseid hetki, kus on tunne, nagu oleks otse kui sein ees, millest mööda ei saa. Aga te kõik olete oma 9 aastat tagasi alustanud teed edukalt lõpuni käinud ja juba aina üksi see on saavutus, mida tasub tunnustada. George Washington Carver on öelnud, et haridus on võti, mis avab vabaduse kuldse ukse. Seda mõtet võib mitmeti mõista. Ennist mainisin, et tänase päevaga on teie õpingute kohustuslik osa läbi. Teil on nüüd varasemast palju rohkem vabadust ise valida, tegutseda ja otsustada. Kui soovite, võite õppimis jätkata, aga te ei ole enam selleks kohustatud. Te olete vabad, teie kuldne uks on avatud ja te võite teha, mida tahate. Samas kahtlen ma sügavalt, kas Carver ikka pidas oma väljaütlemisega silmas sellist vabadust, nagu vabadus õppimisest, vabadus edasisest hariduse omandamisest. Tänapäeva ühiskonda on nimetatud infoühiskonnaks. Maailma ei valitse kõige rohkem mitte majanduslikud vahendid või sõjaline jõud, vaid teave ja oskus sellega ümber käia. Infot on aga väga kergelt võimalik kallutada, ümber teha ja hoopis teise nurga alt esitada. Ning osavad demagoogid võivad niimoodi mõjutada ja manipuleerida suuri rahvamasse. Olete kindlasti ajaloo tundides kuulnud diktaatoritest, kes on miljoneid inimesi enda julmade ja ohtlike ideedega kaasa tõmmunud. Inimene, kellel pole piisavalt teadmisi ning kellel puudub mõtlemis- ja analüüsivõime, läheb hõlpsast kaasa kõigiga, mida talle öeldakse. Ta arvab, et on vaba ja usub, mida tahab, aga tegelikkuses ei saa ta isegi aru, kuidas tema mõttemaailma orjastatakse ning painutatakse just sinnapoole, kuhu kellelegi kasulikum on. Koolis olete juurde saanud palju teadmisi, kuid kõik õpitud faktid on ainult abivahendid, just nagu tellingud ümber maailma. Kõige omandatud teadmiste tegelik eesmärk on õpetada teid õppima, ise mõtlema ja uurima, mitte rahulduma valmis selgitustega ning vaatlema ja analüüsima enda ümber toimuvat kriitilise pilguga. Ainult selline inimene, kes oskab mõelda, tõeliselt ise mõelda, mitte truualamlikult teiste mõtted järele korrata, on päriselt vaba. Mõtlemise ja uurimisoskus on aga midagi, mida tuleb aina edasi arendada. Mida rohkem te õpite, seda enam mõistate, et pidev õppimine on eluliselt vajalik. Haridusteel ei ole võimalik peatuda. Seisma jäämine, hetke olukorraga leppimine ja mugandumine on tegelikult tagasiminek. Teie hulgas on palju tublisid õppureid, häid sportlasi ja aktiivseid noori,
kes on oma tegevusega kuulsust ja au toonud meie koolile. Tõstaksin siinkohal esile Haridusministeeriumi kiitusega lõpetab Georg Daniel Vahtramäe. Kiituskirjaga lõpetavad Marite Mooses, Teija Heiskanen ja Helerin Lukutševski. Neljade listega lõpetavad Annika Lehtmets, Kaspar Laul, Kärt Linno, Reigo Kapsi ja Andr Mägi. Parimad õppeeksamite sooritajad Georg Daniel Vahtramäe, Andr Mägi, kõik 3 eksamit 5. Kärt Linno, Helerin Lukutševski, Kaspar Laul ja Marite Mooses 2 5, 1 4. Kooli üritustel on aktiivselt osalenud Elina Reinol, Kaspar Laul, Elsa Kaer, Heliis Pillipuu, Helerin Lukutševski. Meie suurid sportlased on olnud Kaspar Laul, ta on Eesti noorte meister tõstmises, Erik Sindanen, Bergi Batagin, Aigar Reinol ja Andr Mägi. Ja aina olümpiaadil on häid tulemusi saavutanud Georg Daniel Vahtramäe, Marite Mooses, Vlad Antonov, Elina Reinol, Kärt Linno, Andr Mägi, Aigar Reinol ja Bergi Batagin. Palju teisedki on olnud edukad. Suur kiitus teile kõigile. Armsad lõpetajad, kui vaatate tagasi möödunud aastatele, saate aru, et olete kõndinud maha pikka tee ja jõudnud kaugemale, kui teekonna alguses ehk unistadagi oskasite. Soovin, et te ei jääks sellel teel seisma, vaid läheksite aina edasi. Teile on antud võti ning teie ees on vabaduse kuldne uks. Tehke see uks lahti ja hoidke seda jätkuvalt avatuna. Õppige, mõelge, analüüsige. Ärge leppige pimesi kõigiga, mida kuulete, vaid kahelge julgelt ning olge alati valmis ise järele uurima. Austatud vanemad, tänane päev on teie jaoks küllap sama tähtis kui värskete põhikooli lõpetajate jaoks. Tänan teid selle eest, et olete oma lapsi aidanud ja julgustanud. Jätkuge teil jõudu ja tahtmist olla neile edaspidigi toeks nende valitud teel. Aitäh kõigile õpetajatele väärtuslike oskuste eest, mida õpilased on möödunud kooliaastate jooksul omandanud. Ning kõige suurem tänu neile tähtsama oskuse eest, mida üldse õpetada saab, oskust õppida ja mõelda. Palju õnne tänase rõõmsa pidupäeva puhul. Lõputunnistused annavad kätte direktor Henri Kallaste ja klassijuhatajad. Terje Andres on 9. A klassijuhataja ning Jaan Nõmmik 9. B klassijuhataja. Vinni valla poolt annab meened vallavanem Rauno Võrno. Vastavalt õppenõukogu otsusele 20. juunil 2018 anda välja põhikooli lõputunnistused. 9. A. Georg Daniel Vahtramäe, väga tubli õpilane, lõpetab põhikooli Haridusministeeriumi kiitusega põhikooli lõputunnistusel. Maakondlikul geograafia olümpiaadil 1. koht. Esindas maakonda ka vabariiklikul geograafia olümpiaadil, kus saavutas 20. koha. Maakondlikul keemiateadmiste võistlusel 2. koht.
täname ka Georg Danieli vanemaid. Palun tulge. Maakondlikul vene keele emakeelena ainepäeval teine koht. Elsa Kavel. Kati Kivisaar. Antoni Kuuse. Kaspar Laur, tubli õpilane, lõpetab põhikooli 4 ja 5. Annika Lehtmets, tubli õpilane, lõpetab põhikooli 4 ja 5. Mariite Mooses, väga tubli õpilane, lõpetab põhikooli kiituskirjaga. Maakondlikul geograafia olümpiaadil teine koht, maakondlikul keemiateadmiste võistlusel teine koht, üleriigilisel kodanikupäevale pühendatud viktoriinil 3. koht. Markus Notta. Helina Reinol, maakondlikul keemiateadmiste võistlusel teine koht. Karl Kevin Richardson.
Eerik Sindonen. Ingrid Tasanen. Klassijuhataja Terje Andresson. B-klass. Teija Heiskonen, väga tubli õpilane, lõpetab põhikooli kiituskirjaga. Maakondlikul põhikooli kirjandivõistlusel ära märgitud töö ja raamatukogu eripreemia. Kärt Tinno, tubli õpilane, lõpetab põhikooli 4 ja 5-ga. Üleriigilisel kodanikupäevale pühendatud viktoriinil 1. koht. Riigikohtu 98. aastapäevale pühendatud kaasuskonkursil 3. koht. Reivo Kapsi, tubli õpilane, lõpetab põhikooli 4 ja 5-ga. Katriin Kask. Sander Kiviste. Markus Klee. Annabel Klaus. Eliis Lillipuu osales aktiivselt õpilasesinduse töös. Helerin Lokutševski, väga tubli õpilane, lõpetab põhikooli kiituskirjaga. Maakondlikul keemiateadmiste võistlusel 1. koht. Maakondlikul vene keel võõrkeelena ainepäeval 2. koht. Ander Mägi, tubli õpilane, lõpetab põhikooli 4 ja 5-ga. Maakondlikul keemiateadmiste võistlusel 1. koht. Maakondlikul vene keel võõrkeelena ainepäeval 2. koht. Maakondlikul keemiaolümpiaadil 3. koht. Maakondlikul põhikooli kirjandivõistlusel ära märgitud töö.
Jaagin. Rait Pärs. Aigar Reinol, maakondlikul saksa keele olümpiaadil 2. koht. Laila Rohtsalu. Dominik Ueni. Klassijuhataja Jaan Nõmmik. Sõna on Vinni vallavanemal Rauno Võrnol. Tere! Head noored! Palun võtke vastu Vinni vallavalitsuse poolsed õnnesoovid põhikooli lõpetamise puhul. Tubli olete! Ma loodan, et enamus teist jätkab õpinguid siinsamas Vinni gümnaasiumis. Ja need, kes ei jätka, pole hullu. Tähtis on see, et teie koolitee ei katkeks. Uskuge mind, jõuate teha eluaeg palju tööd. Tööd armastada ja tööl käia. Ma tänan ka kõiki õpetajaid ja juhendajaid ja loomulikult ka lapsevanemaid. Te olete kõik teinud vägeva töö. Aitäh teile! Linnavalija Elister esitab Piret Laikre laulu Siit algab tee.
9. klassi eestlased. See on siis läbi minu jaoks juba mitmendat, teie jaoks esimest. Või mis läbi? Keegi haridusministeeriumis lõi vaia 9 aasta peale maasse ja ütles, siia saab põhikooli lõpu. Oleks võinud ükskõik kuhu lüüa, 6. või 10. aga teisiti. Ja meie peame seda nüüd oluliseks vaatelt lausa pühaks. Me tähtsutame selliseid päevi üle. Homme on jälle päev, võib-olla veelgi mõnusam kui tänane ja elu läheb edasi. Järgmine vai on mõne aasta kaugusel. Ohkan vaid see peale, nad tegid seda järgmine. See on nagu ilmastiku nähtus, mis kordub regulaarselt iga 3 või 6 aasta järel, kui sul on õnn või õnnetus olla klassiga. Igal juhul on tänu peategelastele käesolevaks hetkeks meie kõikide teed ristunud. Ju siis valmistas saatus meid aastaid selleks ette. Kes nad sellised on, need peategelased? Me oleme kõik uudishimalikud. Sageli küsitakse, mis inimene te küll on. Vaadates eile teie tatsutamatut ülemeelikust, luban täna seda endalegi ja veeretan palli tagasi teie väravasse. Proovin vastata. Kes on õpilane? Õpilane, nagu inimene, on väga mitmetahuline olend, mille ühele küljele on kirjutatud mina, teisele küljele mina, 3. mina ja nii edasi. Kusagil serval on väikeses kirjas ka nemad. Või nagu püramiid. Pealt väga lihtne ja selge kuju, aga seest salapärane lausa maailma ime. Selliseid kaasa imesid on siin praegu istumas ligi 30 tükki, arvestamata poolt saama. Räägid vahel sellise püramiidiga, nagu kuulab, aga ei vasta. Kui vastab, siis midagi muud kui sa ootasid, või on vastused hoopis teisest maailmast, kuhu ma pole veel jõudnud. Kahtlustan, et viimase 10 aastaga on päikese aktiivsuse ja möllavate hormoonide keskkonnas kujunenud inimese uus mutatsioon. Seda põhjustavat lülli geeniahelas pole veel avastatud, aga küll ta leitakse. Juba tunnistatakse, et pisikesest Eesti rahvast on saanud Euroopa pikimaid, nii et Ansipi unistus esimese 4 hulka jõudmisest on teostumas. Teismelisi, nagu teada, keegi ei mõista, kahtlustan, et nad ise ka mitte uurida taksid. Püüan luubi abil leida seda olendi kõige iseloomulikuma külje. Luup teatavasti suurendab üht pisikest detaili, kõrvale jäävaid moonutab ja üldpildi kaotab üldse. Kokkulangevused tegelike olude ja inimestega võivad olla juhuslikud. Seega, selle homo nooruse tähtsaim tunnus, nagu mina seda näen. Esimene pilt. Sisenen eksperimendi korras nende maailma püüan olla nende nahas, mida ma nüüd tunnen ja näen. Enne veel kohustuslik tsitaadi koht. Igas kõnes peavad olema suurte meistrite tsitaadid või luuletused, et anda oma tõsisevõitu kõnele sügavam tähendus. Puistan minagi tuumakaid terisõkal tõuka. Horace Walpole. Maailm on komöödia neile, kes mõtlevad ja tragöödia neile, kes tunnevad. Oscar Wilde. Maailmas on ainult 2 sorti tragöödiaid. Esimene, et sa ei saa, mida tahab, ja teine, et sa saad. Mis on õpilase esmane väline tunnus? Nii kummaline kui see pole, see on väike klots. Kuidas võib elu tiirelda ainult ühe asja ümber, aga võib? Lapsepõlves mängisin liivavastes klotsidega nüüd jälle. See on minu ülitähtis klots. Ma ei tohi seda ära kaotada, maha unustada, maha pillata. See on mulle tähtsam ja ilusam kui teiste klotsid. Mõnel pole seda üldse või on odav klots. Kui see klots peaks ära kaduma, siis on elu läbi. Seda enam, et ma olen oma hinge pannud sinna sisse. Olen lausa klotsi sõltlane. Pole klotsi, pole inimest. Sagelisi on klotsi külge nööri ja sikutan teisi klotse, siis jälle teised vastu. Vahel ma ei märkagi, et nad on tõmmanud, aga klots on paigast ära ja ma pean teada saama, mis toimub. Kui teada saan, rahunen paariks minutiks. Siis pean jälle vaatama, ega keegi ei segitada. Kui mul pole aega kohe kontrollida, näiteks õpetaja segab, läheb närvi, käed ja jalad hakkavad värisema, amin õhku või lahkub üldse koolist. Tervis on inimese kõige tähtsam vara, jälle klotsima. Järgmise päeva võtan rahunemiseks vabaks, siis on kõik okei. Mõnikord sikutan
torkan niisama nalja pärast, sest pole midagi teha, tavaliselt nii on. Vahel torkan nöörijupi kõrva ja lasen sealt joovastavat energiat läbi tšakrate. Kui keskest nöörist tõmmata, siis käituvad kõik nii, nagu tõmbaja tahab. Aga mulle endale tundub, et ma elan oma iseseisvalt elu. Ma ei ole mingit tõmmata ja lükata mõnikord joonistan klotsid oma näo. Vahel tagaplaanile mõne teise ka, ma nimetan seda seifiks. Paneks sellele mingi lisandi juurde, oleks veel ägedam. Tegelikult olen ise muutunud kahejaaliseks ämmiks, et liigutab klotsi kuhu vaja, lähen ja olen õnnelik. Kui keegi peaks minu klotsi kiinustama, see marru. Mis me varem oli? Tahan need välja lülitada, suitsetad, jood, tõmbad pilve, kapuutsid vähe, paned midagi kõrva, palju sul valikuid oli. Aga nüüd kõik ühes. Ja pole tähtis, kes klotsi tegi, kas Soome kummikutootja või Ameerika õun. Pole tähtis, mis sinna peale kirjutab, kas Samsung, Huawei või iPhone. Igal juhul on see absoluutselt kinni. Klotsi kiiremaks transportimiseks vajan mõne aasta pärast kindlasti autojuhi lube. Minust saab YouTuber. Mängin klotsidega kaamera ees 24/7. Vaadatakse ka 24/7, saan miljon laiki ja raha hakkab voolama. Nii palju siis kõige tähtsamast minu elus. Teine pilt. Killukesi kevadest. Mitte sest kutsumast või käesolevast. Elust enesest nii öelda. Kuule, pane seda tead. 10 sekundit kuulamine. See on nii nõme, pane see. 10 sekundit. Ma ei võinud. Mingi tundmatu väljend. Kuule, tee täär. Issand, ma suren. Mingi rohkus. Tiirga. Kuule, ma ei saa suuga rääkida, olen eksotsioonil. Kuule, pane seda. Tead, see on jube ja loo. Vahel mingi rohkus. Vaata, ma võitsin 1000 boksi. Kuule, tee täär. Ma suren. See on nii nõme. Ei ole, see on nii see. Tead, Ken Kevin kuulab seda kogu aeg. Issand, kui nõme, ma ei räägigi temaga. Tead, Ken Martin pani ma arve pihta. Tirr, kuule, ma ei kuule siin, kõik lärmavad. Kuule, tee täär. Ja nii edasi. Siinkohal lülitan salvestuse välja, sest see kestab umbes 4 tundi, kui te bussiga sõidate ja siis veel 4 tundi tagasi sõidate. Tuleme maa peale tagasi. Lapse põhiväide, kui ta näiteks eesti keele tunnis ajalugu ei tea, see pole ajalootunt, ma ei pea seda teadma. Ajalootunnis ei pea näiteks teadma eesti keele reegleid, suurt tähte pole nagu leidnud. Inglise keele tunnist lahkumise järel saab Johnist john ja edasi. Tõestuseks lisan vestluse kõrgemast klassist, nõnda nimetatud kõrgemast matemaatikast. Õpetaja, millal kuulutati välja Eesti Vabariik? Õpilane 24. veebruaril. Ega sa ei tea, mis aasta? Ei tea. Me tähistasime just mingit Eesti Vabariigi juubelit, ega ei tea mitmendat, 100. Mis aasta meil on? 2018. No kui lahutaks nüüd 2018. 100, mis saaks? 1908. Ei, 1907. Siin võiks öelda, et lihtsalt arve ei jää. Vanemad ei saagi lapsi mõista, sest nad ei valdu suhtluskeelt. Samamoodi ei mõistunud mind, kui ma olin 1-aastane. Mõte on jäänud samaks, aga kohalik ka neile ei jõua. Muuseas, milline oli esimene asutus, kui lapsele sisse tatsasite? See oli lastesõnga. Võimalik, et rõhuasetusega sõna teisel pool. Kõik me pärineme lapsepõlvest. Selge, kus inimese prioriteedid paika pandi. Ja pärast koolist imestame, kust kui sellised lapsed. Aga olgu, siiani oleme jõudnud, mis saab edasi. Praegu võib olla meie viimane ühine selline hetk. Herakleitos ütles, et inimene ei saa ühte jõkke 2 korda astuda. Kui astub, pole jõud enam sama ja inimene pole sama. Kõik muutub. Kas teid on võimalik tulevikus ära tunda? Kahtlen, põhjenda. Äsja oli kooli 30. aastapäev. Ma ei tea, mitu kilokoodi kohale breketeid, meiki, silikooni, metalli ja muud seesugust. Aga kooli 60. juubelil, kui teie olete kuldses keskeas, on selle materjali kohal kordadest.
Kas see, kes siia saabub, ongi enam see füüsiline objekt, keda tuli õpetada? Võib-olla on see osaliselt nii, võib-olla on see robot, võib-olla saadab keegi kohale klooni. Ma ei tea, kas ühel kloonil on mälestus ja ta tervitab teist klooni rõõmsalt. Tere, tore sind näha. Või ütleb üks robot tualettruumis uuni värvides teisele, kuule, sul ruumid lobised. Kindlasti on elu 30 aasta pärast fantastilisem kui Moskva. Võib-olla siirdatakse varsti keskkooliprogramm kiivikujul imiku aiu või pannakse vajalikud teadmised otse pilve, kust selle kergesti kätte saab, ehk siis on kõik üldus. Juba lapsena on nad jube targad ja teavad kõike. Eks me ole sellised praegugi, aga ma oletan, et arenguruumi veel on, eriti tänu elektroonikale ja nanotehnoloogiale. Natuke võiks ikka ka ise teada ja osata, selleks kuuks, kui tuleb häkker, mille poole. Ja lõpuks viimane oluline küsimus, turvalisus. Kas Tallinn on turvaline? Ei ole, kui Vinniga võrrelda. Kas Rakvere on turvaline? Ei ole, Vinniga võrrelda. Kas Vinni on turvaline? On küll, kui väike tiigiäärne kriisikolle maha arvata. Seegi on maitseasi, kui viin maitseb, pole seal kriisikolle, vaid lausa kohikolle. Kas VPG on turvaline? Jah. Kogu minu PIA töö ja jutu kokkuvõttev järeldus on, VPG ootab teid, siin on kodune ja turvaline ja ei pea eriti vaeva nägema. Muidugi, kui te üldse ei taha tööd teha ja loodate tulevikus sotsiaalhoolekandele, siis parem ärge nurgema. Parem nii teile kui meile. Aga normaalne inimene, miks ei peaks tema VPG-sse tulema? Ma loodan, et vastuvõitjaid pole. Teisite mõtlejatele anname andeks, sest võib-olla nad ei tea, mis nad tulevad. Jõudu teile järgmiseks 3 aastaks, et 2021. aastal saaki korjates võiks neitida hea küll oli. Eeldusi selleks ju on, nagu öeldakse, kättevõtmise asi. Ja vaadake, et teid ei taba sikertis. See uudissõna on pärit 10. klassi isemõtlejalt. Sellisele tasemele võite teiegi jõuda, aga ei pea. Kes veel ei tea ja nii ei tea, siis see tähendab igalust. Kui president Ilves võib varrukast uusi sõnu muistata, miks siis 10 ei või? Keeleuuendus on ikka tervitatud nähtus. Niisiis ärge sikerduda. Ilusat suve kõigile, sügisel näeme, tänan teid. Õpetajaid tervitab 9. A klassijuhataja Terje Andresson lauluga sõpradele. Teda saadab meie kooli vilistlane Alari Õis. Sõbrad, tulge ja istume maha, on ju täna kooli lõpupäev. Sellel päeval just teiega tahan olla koos ja teha üks naer. Leidkem aega, et tagasi tulla, koolimaja ootab endiselt siin. Võime lihtsalt üksteise jaoks olla ja rääkida, see pole piin, sest nüüd ma tean, et iga päev võin käe kandama, sest te olete siin ja mina teiega, ja mina teiega. Mul on alati olnud üks komme, igatseda, kui ma teid ei näe. Ja kui mitte täna, siis homme küsin kindlalt, et kuidas teil läheb.
olen teie jaoks siis, kui on vaja. Ja kui pole, olen ikkagi. Mul on 2 kätt, olen kaistaja ja mu laul kõlab lõpuni. Sest nüüd ma tean, et iga päev võin käe teil anda ma. Sest te olete siin ja mina teiega. Ja nüüd ma tean, et iga päev võime kokku kuuluda. Teil on mulle käsi ja minul teile ka. Ja minul teile ka. Kaheksandate klasside poolt tervitab Marta-Liisbet kooli. Selle viisakust väljendava sõna õpetasid mulle minu pereliikmed. Antud kõnealgus ei ole klišeed, nagu juba kuulsite. Mis ma selle all mõtlen? Mõtlen pikka ja lohisevat pöördumist iga eraldi inimrühma poole. Kui ma ei pea vajalikuks alati raamides püsimist ja kõige sõnasse panemist. Kaheksandike eeskõnelejana tahan öelda seda, et austame teid kallid siinviibijad. Ja tänu teile on neist sirgunud need inimesed, kes nad on. On ju tava, et lõpetajatele tuuakse nimi, sünnipäevalapsi peetakse keeles ja et jõulude ajal leiavad inimesed oma kuusalt enda nimega pakikese. Kuid kas jätkuvalt on au sees vanematele inimestele istekoha pakkumine, olulisele naissoost isikule lillede kinkimine või mõttega viisakussõnade kasutamine? Ühel sõnal või žestil võib olla nii palju tähendavalt soe tähendus, mida tänapäeva ühiskonnas ei hinnata. Ma oleks võinud siia kõnepulti tulla ja sisse hingata ning öelda sõna aitäh, kuid see poleks taas raamistikus püsinud. See, milleni ma jõuda soovin, on see, et teist ei tohi saada levimuste vang ühiskonnas. Aga meenutagem üheskoos, kuidas astusite 9-aastast arvlikult ema-isa käe kõrval esimese klassiruumi, kus ootas teid teie õpetaja, kellega koos jagasite nii rõõme kui muresid. Nende aastate jooksul olete saanud palju targemaks, julgemaks, leidnud palju sõpru ja veetnud koos toredaid aegu. Teie kutsevalikul on kõik teed lahti. Soovime teile jõudu ja jaksu edasiseks eluks ja julgust kõik uue ja huvitava avastamisel. Jääge ikka mäletama oma kooli, õpetajaid, kaasõpilasi ja sõpru. Raske oli see koolitee, aga kes ütlesid, et elu on lust ja lillepidu. Üheksandikud, soovime teile tuult tiibadesse ja kohtumiseni sügisel 1. septembri aktusel, siis juba gümnaasiumiõpilastena. Kas keegi lõpetajate vanematest soovib sõna? 9. klasside poolt kõnelevad Marite Mooses ja Eliis Lillipuu. Kallid klassikaaslased, lõpetajad, lapsevanemad ja saalis viibijad.
Nagu näete, on meie 9 rasket ja magamata aastat lõpusirgele jõudnud. Me kõik oleme sirgunud tublideks neidudeks ja noormeesteks, kes vaatavad lootuslikult tulevikku. 9 aastat on läinud välgu kiirusel ning me ei kahetse nende aastate jooksul tehtud vempe sugugi. Algklassides viskasime apelsinelappi kinni, loopisime üksteise pinaleid prügikasti ja vahel kaklast ning tegime igasugu teisi vigureid, mis lapse mõistus pähe tõi. Suuremaks saades ei lõppenud me tempud. Enne tundi keerasime vene keele klassis kella, et varem tunnist ära saada. Mis me seal ikka istume, niikuinii midagi aru ei saa. Ajasime õpetajatele iga jumala päev mees juttu, et tunnist ära saada. Ja teate mis? See õnnestus. Pean tunnistama, et teie, minu klassiajad ja klassilünnad, olete saanud mu teiseks perekonnaks. Olen õnnelik, et need 9 aastat koos oleme välja kannatanud ning üksteisele toeks olnud. Kallid vanemad, meie suurimad eeskujud ja kangelased, teie head sõnad annavad meile nii palju jõudu juurde. Olete toetanud mind algusest kuni lõpuni välja. Teie olite need, kes äratasid meid hommikuti, kui ise juba 10. korda äratuskella edasi lükkasime. Ajasite meid sabapidi taga, kui koolitöid oli vaja teha ja panite meile teki peale pärast pikka koolipäeva. Suur aitäh teile! Armsad klassijuhatajad, usun, et meiega polnud lihtne. Klassi juhatamine võis olla väga raske ja vaevanõudev töö. Kuid olge enda üle uhked, sest te saite hakkama. Selle tõestuseks on tänane aktus siin. Võin kindlalt öelda, et neid kordi, mida meie järele jooksite ja küsisite puudumiste kohta, on päris palju. Ausalt öeldes oleme me kõik siin lõpetajad puudunud rohkem, kui tegelikult oleksime pidanud, sest me oleme kogu aeg nii haiged. Täname, et te jälgisite meie hiinete seisu ega lasknud e-koolis olevaid punaseid mehikesi ühtedeks muutuda. Meil on koos olnud 3 huvitavat aastat ning me oleme läbinud hetki, mida aastakümnete pärast taas meenutada. Tänu teie püüdlikkusele ja kannatlikkusele suutsime me kindlal sammul oma eesmärgini jõuda. Sooviksime teid selle eest tänada. Palun tulge siia õpetaja Terje Andresson. Ning õpetaja Jaan Nõmmik. Samuti sooviksime ka tänada meie algklassi õpetajaid, õpetaja Mare Vettel, ja õpetaja Luule Koppel. Austatud õpetajad, oleme nii mõnegi närvid neid mustaks söönud või kannatused näiteks väga mitmeid kordi proovile pannud. Vaatamata sellele oleme koostöös jõudnud eduka põhikooli lõpetamiseni. Ilma teieta ei istuks me praegu siin ega hoiaks käes raske vaevaga teenitud lõputunnistust. Aitäh, et te jagasite oma teadmisi meiega ning me sooviksime ka teid tänada. Kui ühel ajal
meilimailid õnnitlustega. Põhikooli lõpetajatele. Armsad Vinni lasteaias sirgunud sipsikud. Marite, Annika, Kati, Teia, Kärt, Rait ja Vlad. Olete jõudnud oma haridustee esimese olulise tähise juurde. Tundke rõõmu saavutatu üle ja hoidke julgust liikuda oma unistuste suunas. Olge loojad oma eneseelus. Soovime teile kõrget ja kaunist lendu. Teie õpetajad lasteaiast Tiina, Virge ja Anneli. Sellega on meie jaotus lõppenud ja lubame kõigepealt lahkuda lõpetajatel kooli sisehoovi, seal saate